Tere, head vaatajad! Algab uudistekeskuse saatesarja Heade mõtete kast 10. saade. Ja tänases saates on siis heade mõtete kastis jalgpallipolitrukid. Sõna politruk tähendab eestipärasemalt poliitjuhti ja see tuli kasutusele nõukogude ajal, kui mitmel pool nii sõjaväeosades kui ka töökollektiivides olid poliitjuhid, kes hoolitsesid selle eest, et inimeste mõttelaad oleks poliitiliselt õige. Ehk nagu tänapäeval öeldakse, poliitiliselt korrektne. Ja tookord pidi see olema õige kommunistliku partei seisukohalt vaadates. Tänapäeval on mingid teised parteid, kes leiavad, et nende lähenemine, nende mõttelaad on ainuõige ja püüavad siis leida ka selliseid inimesi, kes jälgiks, kas teised ikka mõtlevad õigesti või mitte. Ja nõukogude ajal olid oma poliitjuhid ka spordiühingutes ja jalgpalli oli Nõukogude Liidus näiteks spordiala number 1. Seda toetati kõige rohkem, sellele elati kaasa kõige rohkem ja võib ka öelda, et teatud mõttes jälgiti kõige rohkem, sest kuna ta sai riigilt kõige suuremat toetust, siis ka vaadati, et seal oleks poliitiliselt ustavad inimesed eesotsas ja võtmekohtadel. Ja kummaline, Eesti Vabariik on jõudnud tagasi samasugusesse olukorda nagu Nõukogude Liidus, kus sportlike tulemuste asemel loetakse esmatähtsaks hoopis poliitilisi seisukohti. Nii et võib öelda, et politrukkide aeg Eestis on tagasi, sealhulgas ka Eesti jalgpallis. Ja sellest tänase saate teengi. Oodake ära, kuulate, näete, millest tuleb juttu. Ja räägingi nüüd lähemalt, miks mul tekkis mõte valida tänase saate teemaks just jalgpallipolitrukid. Põhjus on selles, et Eesti Jalgpalliliidu presidendile Aivar Pohlakule heidetakse ette seda, et ta pole nõudnud Venemaa Jalgpalliliidu väljaarvamist Euroopa Jalgpalliliidust, mille lühinimetus on siis UEFA. Ja põhjendatakse seda mitut moodi, lausa 5 klubi tegi nõudmise või pöördumise. Vaatame nüüd lähemalt. Rahvusringhääling kirjutas ja käsitles 12. septembril 2025 seda, kuidas 5 jalgpalliklubi nõudis Aivar Pohlakult juba varem vastuseid Venemaa ja UEFA teemal ja väitis, et 5 klubi väitis, et Pohlak ei ole valmis õigluse eest võitlema. Ja selle 5 klubi juhte häiris asjaolu, et kui Aivar Pohlak esines Rahvusringhäälingu telesaates Pealtnägija, siis ta leidis, et ei ole vaja Venemaad UEFA-st välja arvata ja nimetas seda ideed pentsikuks. Aivar Pohlak on elukogenud inimene, ta saab aru, et kui Venemaa Jalgpalliliit on ausalt järginud UEFA reegleid, UEFA põhikirja, siis puudub vähimgi alusta välja heitmiseks. Aga selgus jah, et 5 klubijuhti, kes nõudis Aivar Pohlakult kriitilist suhtumist Venemaa Jalgpalliliitu, lähtus tegelikult mitte jalgpallist, vaid hoopis ideoloogiast. Ja siin pildil on siis näha Mart Raamat, kes on Tartu jalgpalliklubi Velko nõukogu esimees ja tema oli üks nendest, kes siis kangesti kritiseeris Aivar Pohlakut ja pani pahaks, et UEFA toetab Venemaa klubisid. Ja tema lähtus puhtalt ideoloogiast, Aivar Pohlak lähtus puhtalt jalgpallist ja siis loomulikult on raske nagu ühisosa leida. Ja siin võtsin välja kuvatõmmise nendest küsimustest, mille siis klubid Aivar Pohlakule saatsid. Jutt on sellest samast 5 klubist, keda käsitleti Rahvusringhäälingu asjaomases uudises. Ja siis eriti tähelepanu väärib minu meelest teine küsimus. Ma loen selle ette. Kas peate Eesti Jalgpalliliidu presidendina UEFA täitevkomitee tegevuses osaledes vastuvõetavaks olukorda, et Venemaa Jalgpalliliit pole UEFA tegevusest eemaldatud ja saab jätkuvalt märkimisväärset rahastust, samas kui Ukraina klubide abipalvetele ei ole isegi ametlikku vastust antud? Ja kummalisel kombel need nõudjad ei toonud välja ühtegi põhjendust selle kohta, nagu Venemaa Jalgpalliliit oleks UEFA põhikirja rikkunud.
vaid viidati hoopis sellele, et Venemaa peab Ukrainas sõda ja see olevat halb ja see andvat siis aluse Venemaa jalgpalliliidu väljaarvamiseks UEFA tegevusest või UEFA liikmeskonnast. Ja sisuliselt võib öelda, et tegemist oli poliitnõudmistega, kus jalgpalli kasutati viigilehena, et oma konkurendi vastu võidelda. Ja siin on huvitav mõiste on agressorriik esimeses küsimuses, kus agressorriigi jalgpall saab jätkuvalt solidaarsusraha. Minu teada mõiste agressorriik, selle määrab lõppkokkuvõttes ikkagi rahvusvaheline kohus ja seda pole siiani toimunud, sest sõda veel käib ja senised nimetused, kes on agressor, kes ei ole agressor, need on puhtalt kokkuleppelised, nii nagu keegi ise soovib või nimetab. Aga vaadakem edasi. Siis küsimus, miks Venemaa on UEFA liige, iseenesest on kummaline, kui teame, et Venemaa jalgpalliliit on järginud UEFA põhikirja, aga 2 sellealast küsimust on siis pärit Eesti Rahvusringhäälingu saatest Pealtnägija ja need on võetud Rahvusringhäälingu kodulehelt 10. septembrist 2025. Ma loen ette esimene küsimus. Miks siis Venemaa jalgpalliliit jätkuvalt on UEFA liige? Ja Aivar Pohlak vastab, sellepärast, et ta on UEFA liige. Praegu ta võistlustel ei osale, aga UEFA liige ta on. Ta pole sealt ise välja astunud ja keegi pole teda sealt välja arvanud. Ja siis kehtivadki omad teatavad ja ajakirjanik ei lase Aivar Pohlakul oma mõtet lõpetada, vaid sõidab sisse. Aga teie täitevkomitee liikmena saaksite sellise ettepaneku teha, et arvame Venemaa välja UEFA-st. Ja siis Aivar Pohlak kohmetanud või kuidagi, jah, sest segadusest ta ei oodanud ilmselt nii jaburat küsimust või ettepanekut. Ta ütleb, et ausalt öeldes ma ei tea seda, aga ma ütleks, et see oleks väga veider ettepanek. Vaat selline lugu, tsitaadi lõpp. Ja nüüd, et oleks nagu kaalukam see nõudmine, mille Viisa jalgpalliklubi esitas jalgpalliliidule ja Aivar Pohlakule, siis räägiti nõusse üks sponsor, kes samuti ideoloogilistel põhjustel ütles, et tema enam ei toeta jalgpalliliitu ja selleks sponsoriks on siis viimased 18 aastat Eesti jalgpalliliitu toetanud ABC Motors. Ja tema ütleski siis, et järgmisel aastal koostööd ei toimu. Ja temale ei meeldinud see, et Aivar Pohlak ei tahtnudki nõuda Venemaa väljaarvamist UEFA-st. Ja siit võtsin katkendi sellest uudisest, mis ilmus Eesti Rahvusringhäälingus 12. septembril 2025 ja loen ette, mida siis selle sponsori juht ütles avalikkusele. Kahjuks kordub Aivar Pohlaku intervjuus sama muster, mis 2 aastat tagasi, kui Eesti Jalgpalliliit ei pidanud vajalikuks protesteerida UEFA otsuse vastu lubada Venemaa noortekoondised tagasi võistlustele. Seda kommenteeris siis ABC Motorsi turundusjuht Indrek Luuberg Delfile. Ja ta ütles veel, et Eesti Jalgpalliliidu toetajate pahameel ja meie antud hoiatus koostöö lõpetamise kohta sundis toona Eesti Jalgpalliliitu küll avalduse tegema, kuid ega seal väärtushinnangutes mingit arengupotentsiaali ei paistnud. Eesti esindajad oleks juba Venemaa rünnaku algul pidanud nõudma UEFA-lt Venemaale igasuguse rahalise toetuse lõpetamist ja agressorriigi väljaheitmist organisatsioonist, lisas Luuberg. Mida siis sellest arvata? Esiteks tundub, et Luubergi-sugused isikud, tema mõttekaaslased on nagu selgeltnägijad. Nad juba nägid ette 2022. aastal, et toimub kunagi tulevikus rahvusvaheline sõjakohus ja siis Venemaa tunnistatakse agressorriigiks ja siis loomulikult ei pea juba praegu mingit kohtuotsust ära ootama, võib nagu ette juba selle otsuse langetada. Ja teine küsimus, et kuidas aitab Ukrainal sõda võita see, kui UEFA võtab ära oma toetuse Venemaa jalgpallile, olgu siis noortele või täiskasvanutele. Kas see kiirendab kuidagi Ukraina sõjalist edu? Kas see annab neile sellise nagu võitlusvaimu kasvu, et nad kohe lähevad peale ja ei peatu enne kui Moskva juures või hoopis Vladivostoki juures? Mind väga huvitaks tegelikult Eesti jalgpallipolitrukkide mõttekäik, et kuidas Venemaa väljaarvamine UEFA-st suurendab Ukraina sõjalist jõudu. Nii et
kui head vaatajad te oskate sellele küsimusele vastata, palun kirjutage elektronkirja aadressil info@uudistekeskus.ee. Nii, aga siin siis on nimekiri Euroopa Jalgpalliliidu liikmetest ja see allikaks on Wikipeedia. Nagu näete, Venemaa, kes on seal nimekirjas praegu eelviimane, tema on läbi tõmmatud, millest võiks justkui arvata, et Venemaa on Euroopa Jalgpalliliidust välja arvatud. Tegelikult ta on endiselt Jalgpalliliidu liige, Euroopa Jalgpalliliidu UEFA liige. Ma just enne saate salvestuse algust kontrollisin järele, on. Ja võib öelda, et see joon, mis sinna peale on tõmmatud, see Venemaa nimele, see ei ole mitte väljaarvamise tähistus, vaid see näitab, et inimene ongi sellise sodija tasemel, kes kriitseldab kuhugi seinale ja kui keegi on ideoloogilistel põhjustel seda teinud, siis see näitab tema arengutaset lihtsalt. Mina tahaks kõrvutada Aivar Pohlakut ja neid, kes teda nagu praegu ründavad. Mida on nendel tegelastel panna selle kõrvale, mis Aivar Pohlak on Eesti jalgpallile teinud kõigi nende aastakümnete jooksul. Näiteks osa nõudjatest sobiks Aivar Pohlakule pojaks lausa. Aga ometi nad on nii väge täis ja muudkui nõuavad, et Aivar nõudku Venemaa väljaarvamist UEFA-st. Aga vaatame edasi. Nimelt Eesti on õigusriik ja õigusriigis on teatavasti kombeks, et lähtutakse võrdse kohtlemise põhimõttest ja ei rakendata kollektiivse süü põhimõtet. Ja kui tõepoolest Eesti jalgpallipolitrukid peavad pahaks, et Venemaa sõjaväeüksused tungisid 2022. aasta veebruaris Ukraina territooriumile, olgu, aga sel juhul tasub meeles pidada ka näiteks nende UEFA liikmete samasuguseid käitumisi, keda pole nagu tahetud UEFA-st välja arvata. UEFA liikmete hulka kuulub nii Türgi kui imekombe ka Iisrael. Ja siin ekraanil on näha Süüria kaarti ja eri värviga on tähistatud need alad, mida mingi võim kontrollib. Ja näete üleval sellise mitte päris tumerohelise, ütleme elerohelisega on tähistatud alad Türgi piiri ääres, mille on hõivanud Türgi, kes teatavasti on ju Euroopa Jalgpalliliidu liige. Ja all vasakul seal loodenurgas lilla värviga tähistatud on ala, mille on hõivanud Iisrael, samuti UEFA liige. Et palun väga, Eesti lugupeetud jalgpallipolitrukid, järgmine ülesanne teile, partei ülesanne, nõudke Aivar Pohlakult, et ta nõuaks UEFA-st väljaarvamist ka Türgi ja Iisraeli jalgpalliliidu puhul. Lisan kohe, et ma ise niivõrd totrat mõtet ei levitaks või ei mõtlekski selle peale. Ma toon lihtsalt võrdluse, sest mina leian, et sport on sport, poliitika on poliitika ja kui Türgi või Venemaa või Iisraeli jalgpallurid ja jalgpalliliit järgivad alaliidu või oma selle suure liidu põhikirja, siis on kõik korras ja mingit ideoloogilist väljaarvamist ei ole. Aga jah, Eesti jalgpallipolitrukid, kes tunduvad olevat kaotanud reaalsustaju, võivad vabalt sellise ettepaneku teha, et järgmiseks nõuaks Aivar Pohlak siis Türgi jalgpalliliidu ja Iisraeli jalgpalliliidu väljaarvamist UEFA-st. Just sellel pärast, et mõlemad on tunginud sõltumatu riigi territooriumile sõjaliselt ja on selle hõivanud, vähemalt osa sellest. Aga vaadakem edasi, vaadakem korraks lähemalt Türgi kohta. Türgi kohta võib ka seda öelda, et ta ju omal ajal 1970-ndatel hõivas Küprose põhjaosa ja seal oma sõjaväe kaitse all asutas või laskis välja kuulutada Põhja-Küprose Türgi Vabariigi. Ja see on seal siiamaani juba 50 aastat, see nagu Eesti jalgpallipolitrukke kuidagi ei häiri. Tähendab, kuskilt läheb nagu siis aegumistähtaeg, et kui natuke aega on okupeeritud, siis ta võib seal olla ja me ei nõua selle riigi jalgpalliliidu väljaarvamist UEFA-st või kuidas see ikkagi on. Aga siin on kuvatõmmis Rahvusringhäälingu uudisest 9. oktoobrist 2019, mis ütleb otse, et Türgi alustas Süürias sissetungi. Ja siis loen selle uudise alguse ette. Türgi president Recep Tayyip Erdogan teatas kolmapäeva pärastlõunal, et sõjaline operatsioon Süüria kirde osas on alanud. Türgi ja meedia andmeil sisenesid eriüksused ja soomusmasinad Süüriasse mitmest erinevast punktist. Näiteks CNN Turkey reporter, kes viibib Türgi poolel asuvas linnas,
teatas, et Süüria poolel oli kuulda mitu kõva plahvatust ning linnast on näha tõusmas suitsusambaid. Vahendasid siis Reuters, BBC ja veel mõned allikad. Türgi julgeolekuametnik selgitas Reutersile, et operatsioon Süürias algas õhurünnakutega ning seda toetab ka suurtükkide tuli. Vaat selline tore rahuoperatsioon, eks ole, mille koondnimi oligi rahuallikas. Niimoodi siis UEFA liikmesriik läheb rahustama teise riigi territooriumil olevaid isikuid. Ja siin on Postimehe uudis 30. oktoobrist 2021. Tähelepanu väärib mitte niivõrd selle uudise algus ise, kuivõrd selle keskelt üks osa. Ma loen selle ette. Türgi on viinud alates 2016. aastast Põhja-Süürias läbi 3 sõjalist operatsiooni ning Türgil on sõjaline kohalolek nii riigi loode osas Idlibi provintsis kui teistel aladel Süüria territooriumil. Praegu käivad Iraagi põhjaosas operatsioonid PKK vastu. PKK on siis kurdi tööpartei või Kurdistani tööpartei, kuidas keegi seda tõlgib. See tsitaat on võetud Postimehest 30. oktoobrist 2021. Ja et näete, tõeline nagu rahuingli käitumine, kuidas UEFA-sse kuuluvalt Türgilt. Ja nagu teada, Süüria valitsus ei andnud Türgi vägede sisseviimiseks luba. Iraagi valitsus pole andnud selleks luba, et Türgi väeosad teda pommitaks Iraagi põhjaosa. Nii et tegemist on otsese agressiooniga. Rahvusvahelise õiguse seisukohalt on see taunitav loomulikult, kuid kordan veel kord, see ei anna õigust Türgi jalgpallurite eemaldamiseks rahvusvahelistelt võistlustelt. Jalgpall on jalgpall ja sõda on sõda. Ja et oleks nagu võrdlusvõimalus, siis selle saate lõppu panen nüüd toreda nimekirja. Siin ei ole küll UEFA liikmetelt otse nagu teen, et te loete, vaid on ühe FIFA ehk Maailma Jalgpalliliidu liikme tegevus alates aastast 1950 ja seda nimetatakse siis demokraatia ringkäiguks maailmas. Ja siin on igasuguseid riike. Need on need, kus Maailma Jalgpalliliidu liikmesriik on käinud pommitamas niimoodi ja kui vaadata siis Iraagis aastatel 2003 kuni 2015 ja Iraagis aastatel 1991 kuni 2003 ning ka Liibüas aastatel 2011 ja 2015 ning Süürias aastatel 2014 kuni 2015 olid ilusti kaasatud ka Euroopa riigid, kes ühtlasi on UEFA liikmesriigid. Et mida siis nüüd teha? Kui meie Eesti jalgpallipolitrukid oleksid järjekindlad, siis nad nõuaksid ka selle Maailma Jalgpalliliidu liikmesriigi väljaheitmist Maailma Jalgpalliliidust FIFAst või kuidas? Ühesõnaga, head vaatajad, loodan, et tänane saade andis sügavalt mõtteainet ja kui juhtumisi kohtute Eesti jalgpallipolitrukkidega, siis võiksite ka nendelt küsida selliseid küsimusi, mis kõlasid tänases saates. Jätangi selle tabeli või selle pildi siia ette, vaadake seda, mõelge, näidake oma tuttavatele. Ja sellega on siis Uudistekeskuse saatesarja Heade mõtete kast 10. saade lõppenud. Kohtumiseni, kuulmiseni!